Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Nii, täna ma ühtegi ennustuse prognoosi ei tee, sellepärast et täna on kaduneljapäev. Kaduneljapäeval ei ennustata, sellepärast et see ei lähe täide. Nii, aga täna, mida te saate teha? Täna saate teha niimoodi, et kirjutada paberi peale kõik selle, millest te tahate oma elust lahti saada. Kas siis halvad harjumused, üleliigne kehakaal, mis iganes siis. Et panete kõik paberi peale kirja, et näiteks, et olen vaba, sips, need asjad kõik. Ja kui on väga palju on viimasel ajal inimeste seast tulnud välja, et töökiusamist on hästi palju. Nii et pange sinna kirja ka siis niimoodi, et olen vaba töökiusamisest. Et kui kellelgi on seda teemat, sest väga palju on inimesi tekkinud, kes tulevad sellise probleemiga, et töö juures toimub töökius. Et väga kole lugu muidugi. Ja siis mis veel saate täna teha? Saate teha niimoodi, et lõpetamata asjad lõpuni. Eks ma ise ka siin mõtlesin, et mul tükk aega mõtlesin, et vahetan saabastel paelad ära. Siis mõtlesin, et ei tead, küll jõuab. Ja siis mõtlesin ka kätte, et ajan teiega siin natukene juttu. Ja samal ajal võtan need paelad, mis mul siin ei meeldi, arvutan ära ja panen uued paelad, et veedame siis aega kasulikult. Väikene video ja samal ajal saavad ka asjad tehtud. Et niisama ei ole harjunud moljutama, kuigi peab moljutama vahepeal. Sest kui ei oska moljutada, siis on jama. Siis võid ennast liiga üle koormata. Nii, aga tahtsin rääkida sellisest asjast, et kuna see töökiusu jutt on hästi palju tulnud ülesse, siis ise õnneks tööle ei ole seda, ma võtan selle padja endale sülle, siis mul on hea selle saapa siia peale panna. Ühesõnaga, mis ma tahtsin sellest rääkida? Tahtsin rääkida seda, et kui ma saan need aastaennustused nüüd ära tehtud, homme ma jõuan 2 tehtud ja 2 on veel, vaatan, mis päeval ma jõuan. Äkki kui ma hommikust saadik teen tublisti, siis ma jõuan kõik 4 homme ära tehtud äkki. Äkki, ei tea, mis toimub. Nii, ja siis on nii, et ma mõtlesin, et ma olen saanud hästi palju kanaldusi kirjutanud ülesse. Sest see samane A-gripp, mis siin vahepeal oli, et see oli hästi puhastav. Ja ühel päeval lihtsalt juhtus selline asi, et korraga tuli mingisugune täielik selline, just nagu selguse ja valgustumise või selline imelik, minu jaoks selle väga imelik aeg-ajalt on need käinud, imelik tunne ja siis hakkas informatsiooni tulema. Ja mul üks tuttav alati kirjutab, tema kanaldab hästi palju, tal on kaustikute kaupa kanaldatud. Ja siis ütles mulle ka, et hakka kirja panema, mis sul tuleb. Ja siis ma too päev panin ka kirja, kuigi varasematest aastatest mul on ka saadud kanaldusi päris palju. Ja siis ma mõtlesin sellist asja, et algul mõtlesin, et kellele mul ikka rääkida ja ma ei hakka neid avaldama aga kuidas keegi just arvab, mõni mõtleb ka, et täiesti idioodi juttu ajab, aga teate, mul tänaseks päevast on jumala savi, mis keegi arvab. Ja siis mina mõtlesin sellist asja, et ma hakkan teile neid oma kanaldusi videotes lugema ette või rääkima, mis ma olen saanud. Võtan oma kaustiku, kus mul on kirjutatud ja lihtsalt loen ette. Ja siis, kuna see töökiusu teema tuli ülesse, siis ma mõtlesin sellist asja, et vaadake me kõiki tahame olla armastatud, tahame olla hoitud ja kõik oleks hästi, tahame, et oleks rahu. Aga mis siis toimub? Kõik kodus on ilusasti, kenasti on ju inimesed tavaliselt. Ja kõik räägivad ka, kuidas ikka oleks hea, kui kõik oleks nii hästi ja nii hästi. Ja siis, kui kodust välja minnakse, siis nagu ära vahetatud inimesed. Ja siis see töökiuski. Et mõttetu teema, sellepärast, et süsteem, mis meid siin juhib selles maailmas, kus me siin elame,
et see süsteem on ju huvitatud sellest, et inimesi lahku ajada, et inimesi ajada omavahel tülli, et ei tekiks sellist ühtsust. Vaadake, kui on laulupidu ja kui on tantsupidu ja kui on sellised, noh, vanasti oli ju ka see, kui Eestit vabaks tahtsime saada, et siis oli see Balti keti värk ja kõik võtsid ennast kokku, on ju, kõik ühtselt läksid, mina olin siis, mis ma olin siis, mingi teismeline. Ja ma ei teagi, kui teismeline, noh, igal juhul mingi, ma ei tea, 16-17 äkki või. Ja sai ju mindud ja kõik organiseeriti ju buss ja siis viidi meid kõike sinna. Ja kõik seisime seal selle vabaduse eest, seisime käest kinni, tegime üheskoos midagi, on ju. Sama nende laulupidudega, kui inimesed tulevad laulupeolt või tantsupeolt. Neil on selline ühtsuse tunne ja power. Ja siis korraga on oma igapäevases elus, oma igapäevases tavamaailmas tagasi ja siis hakkab üksteise peedistamine pihta. Kius ja noh, tead, kõik sellega kaasnevad, küll te ju teate kõik neid tundeid, kõik olete ju läbi kogenud. Enamus on ju läbi kogenud seda, mis on see, kui keegi kiusab teid. Ja siis on ka igasuguseid ütlemisi, et oi jah, et näed kõike lapsepõlust, sellel on ikka lapsepõles raske olnud. Mul on ka lapsepõles raske olnud, ma sellepärast ei ole hakanud teisi kiusama, et mul lapsepõles raske on. Mind on ka kiusatud ja narritud ja. Aga see ongi selle süsteemi eesmärk, kes siin maa peal meid inimesi juhib ja allutab. Ja süsteemi eesmärk ongi niimoodi, et meil ei tekiks ühtsuse tunnet, siis me oleme nõrgad, kui me oleme üksinda. Seda noh, iga inimene saab aru, seda ei pea isegi noh, nuputama ega rääkima siin 100 korda. Aga miks me läheme siis selle kõigega kaasa? Ma ütlen sellepärast sellises vormis, et miks me läheme, nii, sellepärast, et siis noh, ma küll ei ole läinud sellise asjaga kaasa, aga lihtsalt, et kuidagi pehmendada seda olukorda, aga kui me kõik loobuksime sellest teiste kiusamiseks, et käituksime selle järgi, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse, siis see saaks tasapisi ju harjumuseks ja lõpuks on niimoodi, et keegi ei tulegi enam selle peale, aga mõelge alati seda niimoodi, et ma olen ühest kanaldusest saanud ka sellise informatsiooni, et meie planeet Maa on terves galaktikas on selles mõttes kõige väärtuslikum, et just see elukeskkond, see, et meil on need puukesed, taimekesed, meil on kõik see olemas, mida siis nende tehniliste planeetide peal ei ole. Et miks me siis sõdime ja miks me hävitame oma keskkonda, aga et see süsteemi ohvriks väga palju langevad, kõik lähevad selle õelusega kaasa, aga kui te mõtlete selle peale, et see õelutsemine asi on mõeldud selleks välja, et meid inimesi lahku ajad, omavahel tülli ajad ja et me ei saavutaks oma väge, et me ei saaks iial teada, milline jõud meis tegelikult on. Me ei ole mõeldud selliseks orjarahvaks, nagu praegust käib inimeste orjastamine. Need maksud, teised maksud, kõik on ladvik, kes võimutseb ja siis on siis nii-öelda orjad on ju. See on siis tavainimesed. Vabandust väljenduse eest, et ma niimoodi olen väljendanud, et orjad, aga nii see tegelikult ju on. Ja kui me oleksime teadlikud rohkem ja kui me jagaksime, mul on ka tuttavaid, kes on kanaldanud ja siis kanaldatakse endale kaustikust, et kunagi hea vaadata, aga tegelikult me ju saame seda infot selleks, et teisi valgustada, et teistele anda ka suund kätte, et kus suunas tuleb liikuda. Nii, nagu lipsti. Võtsin vanad paelad ära, tegemata töö. Vanad paelad, mulle ei meeldinud need paelad nende saabaste peal. Siis läksin poodi, vaatasin, et okidoki, mul siin saaba peal on lillat lille ja leidsin lillad paelad ja hoopis jälle nagu uued saapad. Nii. Et tagasi nüüd selle teema juurde, et hakkame iga päev mõtlema rohkem selle peale, saame oma väe tagasi korjatud,
et loobume kritiseerimisest, loobume teistele ärapanemisest, loobume teiste maha tegemisest, kiusamisest. Ja see on nagu peegeldus ju tegelikult ju. Loobud sellest, siis noh, mida sa sisaldad, seda sa tõmbad ju endale ligi ka ju. Et kui me sellest kõigest loobume, siis on varsti ju hakkab sammu-sammult maailm paremaks minema. Ja kui nüüd mõni mõtleb niimoodi, et oh tead, sellest on vähe, kui mina ennast muudan, on ju, et ega siis sellest maailm paremaks. Aga kui igaüks niimoodi mõtleb, loomulikult see maailm ei lähegi paremaks. Aga kuskilt peab pihta hakkama. Ja kui me hakkamegi niimoodi väikeste sammudega pihta, et mina muutun, sina muutud, tema muutub. Ja lõpuks ongi nii, et meil on tohutud võimed ja meil on ju kõik tegelikult olemas. On olnud kunagi olemas ju ajastu, Tartaari ajastu, mis on ära kustutatud ajaloost, aga ikka kusagilt on ju, ikka imbub välja, tuleb välja seda infot. Ja kõik on olnud, isegi energia on olnud kõik, elekter on olnud ju tasuta. Miks muidu nendel nii-öelda nendel rokoko ehitistel need suured üleval need tipukesed on, et vaadake, guugeldage, lugege, et need on ju kõik olnud kunagi energia suunamiseks. Olete te näinud mõnda püramiidi, millel on tipp alles? Noh, ükskõik, hästi palju on leitud ju püramiide, et ei ole vanasti läinud Egiptuses püramiidid. Ei, püramiididest on terve süsteem, terve maa on neid püramiide täis. Ja püramiididelt on ära võetud tipud. Mina nägin oma nägemuses, noh, ma ei pretendeeri selle nägemusega täiele tõele, aga mina nägin oma nägemuses sellist asja, et kunagi on olnud püramiididel kristallist tipud. Ja selle kristallist tippude niimoodi vahel, nii nagu meil praegust on, maa on neid elektriliine täis, eks ju, elekter liigub mööda elektritraati, siis on olnud kunagi selline asi, et on tippudest, elekter on mööda õhku liikunud. On liikunud ühest tipust teise ja see, mis meil siin ajaloos on räägitud, et me oleme ahvist arenenud, siis kuule, iga loll saab aru, et me ei ole ju ahvist arenenud. Ja siis ma teile, kunagi loen neid, kui need ennustused ära saavad, siis ma loen teile neid prognoose ja mulle öeldi ka sellist asja, et mis mulle väga meeldis muidugi, öeldi niimoodi, et eksperiment maaga lõpetatakse ära, sellepärast, et muidu inimkond hävitab maa ära, selle planeedi. Nii, ja mis siis sellest võib välja lugeda? Eksperiment maa ja inimestega oli seal kirjas. Arvake siis ära, eks ju. Ilmselgelt keegi manipuleerib, keegi mängib, keegi võimutseb. Aga me oleme ju kõik loodud siia mitte kannatama, vaid hingedena. Me oleme loodud ju arenema ja see, mis meilt on ära võetud, selle peame üles leidma ja taas aktiveerima. Selle inimeseks olemise jumaliku olemuse. Nii, korras. Vot. Et siis mingil ajal hakkan neid kanaldusi teile ette lugema, rääkima, kirjutama ma ei hakka, et rääkima. Ja siis sõnum oligi lihtsalt selline väike jutt, aga mitte midagi erilist, aga samas siiski sutsukene informatiivne ikka. Et hakkame iseendast pihta, hakkame rohkem hoolima, hakkame rohkem. Kui sa tahad midagi kellelegi sitasti öelda, siis tõesti niimoodi, et mõtle hinga 3 korda või 10 korda rahulikult sisse ja välja ja mõtle, et kas sa tahad, et sulle niimoodi öeldakse. Et ei ole mõtet, et kui keegi teile halvasti ütleb, siis mõtleb, et panen vastu, ei ole mõtet. Sellepärast, et see on ikka sõda ei saa üksi pidada. Sõda peetakse ikkagi niimoodi, üks
terroriseerib, teine hakkab vastu ja siis läheb müdinaks. Ja noh, siis siiamaani on näha, kuidas maailmas need asjad toimuvad ju. Aga seda kõike tekitatakse selleks, et ajada omavahel tülli, et saada. See on eksperiment inimeste ja maaga. Ja need, kes seda mängu mängivad, seda eksperimenti, siis nendel ei ole meist kui inimestest ja hingedest mitte karvavõrdki ei kahju ega midagi. Ja hävitatakse selle peale, et me ei saaks teada oma väest, oma tõelisest olemusest midagi. Läbi hirmu on väga hea juhtida. Kes ei karda mitte midagi, sellega ei juhtu ka tavaliselt. Niimoodi. Ja noh, eks muidugi on olukordi, kus on juhtunud, aga sellise hirmu kartmise ja kartmise vahet on ka vahe ju. Et on mingisugused teatud sellised ellujäämise instinktid, eks ju. Ja teistmoodi sellised väikene mingisugune asi peab olema, et kohe päris niimoodi pea eest tulle ei jookse. Aga see, mis praegust toimub, selle läbi meedia ka ja läbi nende sõdade asjade, see on ju täielik õudus ju. Ja hirmutatakse inimesed, isegi need, keda see sõda ei puuduta ja kellel on tegelikult elu kõik korras. Siis isegi need vaadates telekat ja neid uudiseid, siis on hirmunud, siis helistatakse mulle ka, oi, mis nüüd saab, on ju, et kas nüüd, vaata kaua ma elan. No täiesti õudukas, eks ju. Kaua elab, igaüks elab nii kaua, kui tal elupäevi antud on, aga ärge laske ennast sellesse mängu sisse tõmmata ega suruda. Ärge laske ennast oma närvisüsteemi, ärge laske ennast, ma ei oskagi öelda seda sõna, mida ma tahaksin praegust öelda. Ärge laske endaga manipuleerida. Sellepärast, et mida rohkem on kartjaid, seda rohkem me tõmbame seda olukorda endale ligi. Et lihtsalt olge teadlikumad, ei pea ju kuskile minema kohe kuulutamaks, aga ikkagi olge teadlikult. Okei, ma võtsin selle mõtte kokku ja mõtlesin, et ma julgen välja öelda oma kanaldatud asjad, et äkki sellest on teile abi kellegile. Et siis te näete niimoodi, et ei juhtu mitte midagi. Et elu läheb siiski paremaks, aga nii nagu ikka elus on igale tõusele on eelnenud mõõn, siis praegust see mõõn, see põhi on juba saavutatud. Ja see aasta, mis meil praegust on 2026, on numeroloogiliselt siis number 1, eks ju, see hakkab jälle tulema ilusasti välja sellest august, sellest mõõnast. Et uurige rohkem, olge rohkem teadlikud ja mis ka rohkem niimoodi, et selle asemel, et vaadata neid nõmedaid uudiseid ja lugeda neid, mis on need igasugu hirmutavad uudised on ju, et kõik need klikid, kõik need asjad, nii palju kui me puldist klõpsutame, kõik need, see on ju raamvärk ja see kõik ju müüb ja see teenib ju. Ja olete te näinud mingisugust uudist kusagil, mis on niimoodi, et oi, sellel on nii hästi on ju. Siin on nii ilusasti, elu on nii hästi on ju kellegil. Ei, ainult see, et näed, need lähevad lahku, need teevad seda on ju. Oi, näed, sellel see. Ja siis tõmmatakse veel pealkiri nii ilusasti ülesse, nii et anna otsad sisu võib-olla ei vastagi sellele. Et terve see elu on üks manipulatsioon ja klikkide saamine. Aga katsuge selle asemel, elage päris elu, suhelge oma inimestega, lähedastega, suhelge, rääkige, et ei istu seal kogu aeg, see nutiseade neelab ära, ma teen ju ise ka praegu seda videot, eks ju. Aga ma ei istu kogu aeg selles arvutis. Ja kui ma muidugi midagi teen, kellegi loengut või seda salvestused, kes tahan kuulata, siis ma toimetan mingit asja, panen selle salvestuse peale ja siis kuulan. Et samas on see informatsioon, saan ise valida, mida ma tahan, on ju, et ei ole niimoodi, et ma panen tagataustaks raadio või teleka tiksuma, sellepärast, et kardan üksi olla. Ei pane mingisugust jura ja üksi ka ei karda olla. Et see, et õpite iseenda seltsis ennast rahulikult selliselt turvaliselt tundma, teete neid toimetusi, mis teile meeldib, elate päev korraga,
ja ei mingit hirmu toitmist või niimoodi, et ei tea, mis seda vist ei ole mõtet teha, ei tea ikka, palju meil siin ikka on, et tead, ehitama ka ei või hakata, äkki tuleb sõda, on ju, siis ei ole mõtet, on ju. Niimoodi, et juba need mõtted programmeerivad seda ja see pannakse pausile, sellepärast, et inimesed oleks salvatud, mitte midagi toimuks. Niimoodi, teie tehke ikka seda, mis teile meeldib, tehke meeldivaid tegevusi, käige suhelge, käige jalutamas ja elage päris elu. Et ja rohkem mõistmist, rohkem hoolimist. Nii et see praegu tuli meelde, et noh, ikka ju vahest on vaja linnas käia poes ja maakas on väga hea olla muideks. Ja poes käies ka siis on niimoodi, et vaatad, et inimesed enamus on nagu zombid. Ja mis ma olen veel vaadanud, et käiakse kaubanduskeskustes jalutamas. Selle asemel ei julgeta, kas ei taheta või julgeta loodusesse jalutama minna, aga täiesti lihtsalt sihitult, nagu zombid. Ja siis muidugi pole sellist asja ammu enam näinud, et keegi julgeks mööda minnes, kas või julgeks otsa vaadata või niimoodi naeratada, teretada. Sellised asjad on kadunud, on ju, meil ei olegi enam selliseid asju. Et kui ma kuskil käin poes või niimoodi ikka ju ütled tere ja poes, paljudes poodides muidugi on, ikka lähed ilusti sisse, siis on juba osatud öelda tere ja siis müüja naeratab ilusti. Ja vaatake, kui te lähete sellisesse kohta, kus teid teretatakse ja naeratatakse, siis te olete ise ka ju kohe nagu peegeldus, on ju. Ise ka ilusti naeratate ja teretate ja teil tekib selline hea tunne sisse. Aga näiteks, kui te peaksite minema kuskile poodi, on ka selliseid poodi, et kus siis on seal vihase näoga, seal nokitsetakse, vaadatakse, et kurat küll, mis see siia tuli, on ju. Et te ei tahagi siis minna enam sinna ju. Ja mis see siis on meil, on ju. Kõik on meie endi peegeldused. Hakkame pihta ise endast. Lähme kuskile poodi, ütleme tere, naeratame, mis sest, et ja tavaliselt öeldakse vastu, ei ole niimoodi, et keegi sulle vastu ei ütle. Meil on näiteks sellist varianti ei ole olnud kunagi, et ei ole keegi vastu öelnud. Nii, ja väikeste sammudega pihta niimoodi. Ja siis järjest läheb paremuse poole. Katsume siis inimkonnana säilida ja sellist päris juttu omavahelist kokkusaamised. Et meil on õnnes küll niimoodi, meil on selliseid tuttavaid, kellega käime nendel külas, nemad käivad meil ja ei keegi ei vaata nutitelefonis midagi, telefonid pannakse kõrvale kõik ja päris elav vestlus kogu aeg on ilusasti. Ja sellised asjad on nii olulised ja see ei lase meie ajul ka ära kärbuda, muidu ongi niimoodi, et kui ainult kogu aeg istume seal, siis varsti ei oskagi enam suhelda, niikuinii inimesed ei oska enam rääkida. Et eesti keel on juba nii palju igasuguste parasiitsõnade ja välismaisete sõnadega nii palju segunenud, et kurb on kuulda. Ja võt nii, aga võtame natuke positiivsema noodi ülesse. Läks natukene vist ära käest. Võt nii, et kaduneljapäeval kirjutate siis oma asjad, millest te tahate lahti saada. Põletate ära, kellel on võimalik. Ma ei tea, kuidas ilm on, mujal on vist Tallinna kandis pidi vist olema tormine. Aga siin Lõuna-Eestis on praegust rahulik ja kui on rahulik, siis miks mitte. Mina kavatsen küll pärast natukene teha lõket ja kui rahulik on. Ja just nimelt kirjutangi need asjad, millest ma tahan lahti saada või mis ma siis tahaksin, et mida ikka inimene tahab, on ju, et kurjust maailmas kaoks, on ju, mõni võib mõelda, et päris idioodi juttu ajab, on ju, et kurjus maailmast kaoks, aga vain otse minu mõte on ja mina kirjutan seda sinna ja ikka ju kõik me tahame, et elu oleks parem ja helgem ja siis teen lõket ja vaatan, võib-olla löön trummi ja nii ma siis oma selle kaduneljapäevakese ära saadan pärast, meil on saviring,
keraamikasse. Ja siis homme kirjutan, kuna homme on selline vahepealne aeg. Ma olen tähele pannud niimoodi, et kui on kaduneljapäev ära ja siis kui on see vahepealne aeg, kus ei ole veel noorkuu tulnud, aga nii-öelda kuud ka enam taevas ei ole, siis ma olen kaarte pannud küll. Ja ma olen nii huvitava avastuse teinud, et ma mõtlesin ka, et kui kaduneljapäevast siis ja kaduneljapäeva ja selle noorekuu loomise vahel, et kui kaarte panna, siis ei lähe täide. Aga ma olen märganud, et siis on selline efekt, et need lähevad täide küll ja need võivad ka minna ootamatult kiiremini, kui ma oleks osanud arvata. Nii et homme ma teen siis edasi, teen neid aastaprognoosid, vaatan, äkki jõuan kõik 4, võib-olla ei jõua, aga igal juhul ma vaatan, ma võtan selle plaani. Ja kui ei jõua, siis ma teen esmaspäeval lõpuni ja peale seda hakkan siis teile jälle midagi toredat tegema. Et see Reiki saade, mida ma tegin siia YouTube'i, siis väga tore. Aitäh teile, kes te tulite mulle kursusele, tahtsite tulla ja inimesed on olnudki vähem teadlikud, sellepärast et ega väga Reikist enam ei räägita. Mingi aeg oli hästi, kui mina olin noor, siis kui see siia Eestisse tuli alles, et siis oli rohkem, tunti huvi ja rohkem tegeledi sellega, aga nüüd on kõik võimalikud asjad veel juurde tulnud. Valik on ju hästi suur, loomulikult igaüks leiab endale selle, mis tahab, aga lihtsalt tahtsingi öelda, et aitäh teile, kes te olete kuulanud mind ja kes te olete mulle registreerinud Reiki kursusele. Panen järgmise kursuse aja ka paika mingiks ajaks ja kursuse ma tegin nimelt sellepärast 23. selle esimese, et siis on juba noorekuu loomine ja ma alati, kui ma kursusi teen, siis ma vaatan täpselt samamoodi kuuseisusid. Et kahaneval kuul ma ei taha teha kursusi, kaduneljapäeval ammugi mitte. Aga alati jälgin seda, et ma teen kursused noorest kuust kuni täiskuust 2 päeva veel niimoodi, et selle ajani ma teen, sellepärast et ma olen märganud seda, et need, kes siis käivad mul kursustel, et nende areng on hästi suur. Nii et jälgin neid kuuseisusid. Muidugi eraldi on veel hästi palju jälgida, on need igasugused, et kuu kõvad ajad ja kuu mädad ajad ja kõik need asjad ka veel juurde. Nii täpsuseni ma veel ei ole läinud, aga ma olen neist lugenud küll ja see on päris huvitav. Aga just jah niimoodi, et aitäh teile, kes te mind kuulate ja kes te olete minu ellu tulnud läbi selle YouTube'i kanalikese. Nii et ilusat kaduneljapäeva, kas siis koristamist, asjade lõpetamist, poolikute asjade lõpetamist või siis kirjutamist. Nii et varsti näeme.